Tere, kosmilise neljapäeva kuulajad-vaatajad. Teen väikese energia update'i teile siia vahepeal, sest ma arvan, et sa tajud ka mingisuguseid kummalisi laineid või kummalisi energiaid praegu, sest meil olid hästi tugevad päikesepursked siin nädalavahetusel, mis mõjutasid meid nädala alguses. Ja selline kehaline väga veider olek, peavalud eriti. Ja selline raskustunne, võib-olla mingisugused segased emotsioonid ka on praegusel hetkel täitsa okeid, sest see magnetväli lihtsalt mõjutab meid nõnda ja meie kehad reageerivad sellele. See ei tähenda, et midagi on halvasti, lihtsalt on selline energeetiline mõjutus, mis ei ole oma loomult negatiivne. Ja meie kehad, isegi kui see aktivatsioon ja see laeng, mis meile sealt kõrgemalt poolt saadetakse, on oma loomult positiivne, siis see on sellise sagedusega, millega meie kehad ei ole harjunud ja sellepärast tekib ka kehal mingisugune ebamugav reaktsioon, et seda integreerida, et seda vastu võtta. Et teinekord sellised upgrade'id, uuendamised ja aktivatsioonid on kehale natukene ebamugavad. Lihtsalt olge enda vastu armastavad, tarbige palju vett, üks samm korraga, ärge kiirustage ja laske oma kehal puhata. Ja kui keha annab valudega ja väsimuse ja kõige sellega märku, siis tuleb oma keha kuulata, sest see on su ainukene keha ja sul ei ole kedagi muud. Nii et armasta ja austa oma keha. Vaatan, kas mu viker ikka töötab. Töötab. Ühesõnaga. Nii, eelmise nädala videos ma rääkisin nendest Andromeda portaalidest ja jagasin teile, et ma nägin tol hetkel, kuidas üks nagu mingisugune portaal või sammas justkui nagu oleks naelutatud keset Eestit niimoodi kinni. Ja justkui nagu tänu sellele ka Eesti paigal püsib. Võtsin pärast kaardi ette esimene asi, mis minu silmi ja minu tähelepanu püüdis, oli Kirnamõis. Osad teist pakkusid ka veel huvitavaid kohtasid, aga miskipärast minu fookus läks sinna Kirnamõisa juurde. Ma ei saanud aru, miks. Ma olen seal ühe korra käinud. On jah vägev koht, aga ta on väsinud. Ta on energeetiliselt hästi väsinud ja see vajaks seal korralikku puhastust ja korralikku uuendust ja sellist aktivatsiooni. Et ma ei tea, kas seal on midagi. Mul täna hommikul tuli see meelde, et ma tahtsin seda energeetiliselt lähemalt vaadata. Ma tahaks sinna ka füüsiliselt kohale minna. Et seda nagu teise pilguga tajuda, sest ma tol hetkel päris sellise eesmärgiga seal ei käinud. Et äkki ma saan midagi huvitavat selle Kirnamõisa kohta veel teada. Kas kõrgemad mulle äkki jagavad midagi. Eelmise nädala videos jagasin teile ka lugu oma lapsest ja sellest nähtamatust onust. Ja tuli ka paar kirja teilt. Loen teile ette need 2 kirja. Sest lapsed selle koha pealt on tõesti müstilised. Lastel puudub see mõistuse ja meeletasandi filter. Nad võtavad kõike, mida nad kogevad läbi keha ja läbi kohalolu. Ja neil puudub see filter, mis nullib ära need ülemeelelised kogemused. Ja sellepärast ongi lapsed vaimumaailmaga väga-väga ühenduses ja sageduselt hoopis tegelikult kõrgemas kohas kui meie täiskasvanud. Aga meil kõigil on oma sisemine laps, kellel on need väärtused olemas ja temaga ühendudes me muudame enda reaalsuses paljugi. Nii, tuli mul selline kiri siis ühelt naisterahvalt. Mulle meenus oma tütre lugu, kui ta oli umbes 2-3 aastane. Praegu on ta 19. Tal on terve elu olnud maagiline suhe kuuga. Ka praegu märkab ta kuud alati taevas. Kui ta oli 2-3 aastane, siis ta suhtles kuuga.
mitte ainult õhtuti pimedal ajal, vaid ka päisepäeva ajal. Vahel seisis ta pool tundi ja rääkis temaga. See tundus nii uskumatu, et üks väike laps lihtsalt seisab nii kaua akna juures ja suhtleb kellegi nähtamatuga. Kahjuks ma ei mäleta neid vestlusi, aga ta rääkis kõva häälega. Need vestlused olid väga elavad ja nagu räägiks vana sõbraga asjadest, mida nemad kaks ainult teadsid. See oli nii imeline, milline suhtlemisoskus ja fantaasia ühel 2-3 aastasel olla võib. Fantaasia oli pandud jutumärkidesse siis, et ei pruugigi olla fantaasia. Loomulikult polnud see fantaasia, aga kõrvalvaatajale võis selline mulje jääda. Ma ei tea, miks tal selline eriline side kuuga on või kas ta on seal elanud, aga mulle tundub, et mingid asjad on ta unustanud. Aga mingi seletamatut tõmme kuu suhtes on temas endiselt olemas. Kas kuul elab oma rahvas või kas kuuelanikud võivad ka maale kehastuda? Aitäh põnevate kosmiliste neljapäevade eest. See lugu oli minu jaoks väga müstiline. Ma kohe hakkasin ette kujutama, et kui ma näeks oma last seismas ja kuuga vestlemas niimoodi, siis see oleks nagu väga huvitav kogemus. Kuuga tunnevad väga paljud sidet. Aga minu tunnetus on see, et see kuu, mida me füüsiliselt siin näeme, on tehislik. See on baas. Ja seal on elu, aga mitte selles mõttes, vaid seal selle kuu sees on mingisugused baasid, mingid kosmilised baasid. Ja minu arvamus kuule maandumise osas on see, et ma ei välista, et sinna jõuti. Aga ma arvan, miks ei ole seda videomaterjali tõestust ja miks see kogu see lavastati Hollywoodi stuudiotes, on see, et see, mida seal kuu pinnal nähti, seda ei saa inimestele edastada. See tegelikult kaadrid on peidus ja tehti Hollywoodi stuudios meile lavastus, et meil oleks kergem vastu võtta seda, mida me arvame, mis kuul on, mitte see, mida nad seal tegelikult nägid. Aga mul on ka see tunnetus, et need, kes tunnevad kuuga ühendust, ei ole see füüsiline kuu, see on mingisuguses teises dimensioonis asetsev kuu, mis energeetiliselt on meiega kaasas ja mis on väga sarnane sellele, mida me näeme. Ta võib sealt peegeldada illusoorselt ka sarnast energiat meile, sest kuufaasid meid ju ometi mõjutavad. Ja ma arvan, et need kuufaasid, mis meid energeetiliselt mõjutavad, ongi selle teise dimensionaalse kuu mõjud, aga need peegelduvad selle tehisliku kuu peal. Et need on nagu 2 kokku sõlmitud, et me ei hakkaks liiga palju kas ma ei tohi jagada seda teemat, mis toimub? Et me ei hakkaks liiga palju mõtlema ja liiga palju küsimusi esitama. Sest minu andmetel kuu on kohtumispaik, oh my god, kus kohtuvad mitmed erinevad rassid. Nii-öelda selline seminarisaal on seal. Vot. Ma ei ole kokku puutunud nii-öelda kuu tähehingedega. Ma olen põgusalt kuulnud, et nad on olemas, et mingisugused koolkonnad sellest räägivad. Aga ma arvan, et see on mingisugune, et seal on ikkagi midagi muud, mida inimkehastus seostab selle praeguse kuuga, mida me füüsiliselt näeme. Sest seal on mingisugune sarnasus, mis äratab hingemälus mingisuguse koha, et okei, see on see kuu, mida ma tunnen. Või siis see planeet
kus näiteks see laps, kellest ma praegu lugesin, on kehastunud, seal on olnud see päris kuu, kellega on olnud päris ühendus ja siin olles tekib see seos, eks ole. Et ei olegi otseselt, et meie kuu peal ka teises dimensionaalses tasandis võib olla elu, vaid seal on lihtsalt mingisugune mälestuslik seos kuskil teisel tasandil, teisel planeedil, kus ta on eksisteerinud ja seal on kuu, kellel tõesti on energeetiline väärtus, hingeline väärtus. Et muidugi, kui kellelgi on siin teadmisi sellest, siis absoluutselt kommentaarium on avatud. Tule jaga oma arvamust kuuseemnete teemal. Kuigi päikesel, keskpäikesest tulevad ka meile kehastuma siia hinged, aga seal keskpäikeses elavad väga, väga plasmalised eterlikud olendid. Jällegi mitte füüsiline päike, eks ole, vaid dimensionaalselt täiesti teisel tasandil. Ja jagasin seda sõnumit ka oma tähehingede grupis Telegramis, kui soovid liituda, saada mulle kiri postkasti ja saadan sulle liitumiseks lingi, et need päikesepursked on aktivatsioonid keskpäikesest ja sealsed olendid saadavad meile aktivatsioone. Eriti just, mis on suunatud kroonchakrale. Kroonchakra oma tasemelt mitte ei aktiveerita, vaid seda uuendatakse. Kogu meie chakrasüsteemi tasapisi hakatakse uuendama. Et taastuks meie hingemälu ja et me saaks aru, et me oleme multidimensionaalsed. Ja näiteks mingisugused need hirmud ja need kogemused või mingid mälestused või mingisugused kummalised mustrid ja harjumused, mis sul on, ei pruugi olla sinu praeguse kehastuse teemad. Need on sinu eelmise elu teemad, need on sinu paralleelkehastuse teemad, need on sinu tuleviku mina teemad. Et see elukene meil siin on päris lai, mitte ainult see kehastus siin, kes ja mis me oleme, eks ole. Et me oleme hoopis suuremad ja laiemad. Nii, ja teine kiri. Esimene lapselaps, kui ta oli umbes 9–10 aastane, tegi minust pildi, kus olin koos inglitega. Osad inglid olid energiapallidena, mõned olid täiesti inglite kujuga ja tiibadega. See on hästi huvitav, et vahest pildile jäävad sellised kujud ja vahest isegi näod. Teine lapselaps, kes siis on umbes 7–8 aastane, rääkis mulle oma eelmisest elust, kus ta elas ja kuidas elas. Kolmas räägib Jumalast, aga mainis kohe ära, et ei, mitte see kiriku Jumal, vaid see teine. Kusjuures pole kunagi rääkinud nendega vaimsetel teemadel. Jah, nad teavad, et käin mingitel kursustel, tegelen kristallidega, puhastan ruume ja nii edasi. Loodan, et nad kõik siiski ärkavad kunagi vaimsusele. See Jumala teema, lapsed teavad, kes on päris Jumal. Inimene on loonud kiriku ja loonud Jumala inimesest eraldatuna. On pannud talle kuju ja nime, habeme ette, pannud ta sinna pilvepiiri peale istuma ja loonud väga moonutatud, väga salakavalate moonutustena ja manipulatsioonina loonud õpetused Jumalast, mis põhinevad hirmul. Ideaalne maatriksi tööriist on religioon. Jumal ei ole see habemega kuju, kes seal pilvepiiril istub. Ta on energia. Ta on hästi tugevalt naisenergia.
Ta on meis kõigis, me oleme kõik tema kiired, me ei ole temast eraldunud. Me oleme üks. Jumal ei seisa meist eraldi. Kui süveneda piibli õpetustesse, ma just mõtlen siin kristlust, siis no ega ka islamis see, mis toimub, normaalne ei ole. Aga ma mõtlen siin hetkel kristlust, et äärmuslikes uskudes lihtsalt vahest jääb nagu, mul tekivad küsimused, tekib selline mulje, et kui see väidetav Jumal armastab sind nii tingimusteta, siis tema armastus on nii tingimusteta, et kui sa teda ei armasta, siis ta saadab su põrgusse. No, kohe küsimärk, eks ole. See Jumal armastab meid nii tingimusteta, et ma isegi ei tea, mis piirkond see oli. Kuskil seal Egiptuse piirkonnas. Täpselt neid fakte kahjuks ei tea, aga piiblis on ju see lugu kirjas. Ta laskis ära hävitada kõik esimesena sündinud beebid. Isegi saatan ei teinud sellist hävitustööd. Jumal saatis suure uputuse. Tema nõudis ka inimohvreid tegelikult. Küll ta ohverdas enda poja väidetavalt, piibli järgi oma poja, eks ole. Ja oli seal ka teisi. Et minul tekib küsimusi. Kas sellist Jumalat tõesti kummardada ja kas selline Jumal peaks olema massides religiooni, et kas selline religioon peaks olema massides, et islam samamoodi, mismoodi inimesed on, naised eriti on represseeritud seal, et tõesti arvate, et see on hea või? Mis energiat see külvab? Hirmu ja kannatust. Religioonid suruvad kannatusele, et sa pead siin olema kannatlik ja kannatama, sest muidu sa õndsaks ei saa. Aga mis on see energia, mida maatriks meilt tahab, on hirm ja kannatus. Selle najalt ta püsib. Ma ei taha kellegi usku solvata, aga tasuks võib-olla natukene mõelda. Sest see kristluse teema ei ole puhas. Kuidas saaks olla puhas teema, mis on tulnud verehinnaga süütud inimesi tappes? Jah. Tšukene väikene mõttekoht. Nii, aga võib-olla teema läks liiga süngeks praegu. Aga seesama naisterahvas küsis mu käest ka küsimuse. Tundsin ennast ära osaliselt andromeedalasena. Ei tea, kas see on võimalik, sest üks ühele ühtisin ka Sirius B-ga. Absoluutselt. Enamus tähehinged, paljud tähehinged ja kõik valgustöötajad. Enamus valgustöötajad, ma arvan isegi, et kõik valgustöötajad on kehastunud rohkematel planeetidel kui üks. On kehastunud väga mitmes erinevas galaktilises tsivilisatsioonis. Et üsna tihti meil ei ole ainult üks liin, kus me tuleme väga mitmest kohast. Me võime isegi olla elanud plejaadialasena Siriusel, andromeedalasena või lüüralasena Andromeedal. Atlantises elasid ka plejaadialased, mitte kehastudes ümber konkreetse tsivilisatsiooni esindajaks, vaid olleski see plejaadialane Atlantises, tulnukas Atlantises on ju, et nad elasidki koos. Et see on neil normaalne ja sinu hinge ajalugu on pikem, kui sa isegi seda oskad ette kujutada, see on laiem, kui sa isegi oskad praegu välja mõelda seda.
et sa oled kehastunud väga-väga mitmes erinevas kohas ja see on tekitanud minus küsimuse, kus on siis mu kodu, nii-öelda see kodu. Võib-olla isegi kõige hingelähedasemat ühendust ma tunnen, ma isegi ei tea, kas ma saaks panna mingisugusesse järjestusse Lüüra ja Pleiadia. Aga ma tean, et ma olen olnud ka väga paljudes mujal süsteemides. Et kus on siis see mu kodu, mida ma saan koduks nimetada? Ma ei tea. Võib-olla see vastus mulle kunagi tuleb, et sellest aru saada. Või tuleb see kodu leida endas siin ja praegu, mitte otsida seda kuskilt väljast. Et ma olen alati öelnud, et enne kui sa ei tekita endasse kodutunnet oma kehasse ja siin, kus sa praegu oled, eks ole, siis sa seda õiget juurt üles ei leiagi. Aga kui meie kehastusi on paralleelselt väga palju ja ajalugu on ka väga pikk ja lai, eks ole, et kuidas siis välja filtreerida see, mis on kodu? Kui ma saan sellele küsimusele vastuse, siis ma kindlasti jagan teiega seda. Või tuleb sul endal juba kanaldusena midagi läbi või sa juba tead midagi, siis jällegi alati jaga. See on arutelu koht, ma ei taha teile jagada püha tõde siin, eks ole. Et alati võtta minu juttu nii palju, kui resoneerub ja kui ei resoneeru, siis ära võtta üldse. Ja ma olen teile seda ka jaganud, et inimene koosneb väga suurest osast erinevatest galaktiliste rasside DNA-st. Ühes inimeses, ühes täheseemne kehastuses on väga mitu erinevat täheseemne DNA-d. Junk DNA. Ja sellepärast meid nii erilasteks peetaksegi, et meie see pagas on lihtsalt nii suur, ühe indiviidi pagas on lihtsalt nii suur. Ja see on väga võimas. Nõnda, kas ma sain nende teemadega räägitud, mis ma tahtsin siin jagada? Galaktiline rass, keda ma täna tahtsin puudutada, on veenuslased. Nii huvitav. Täna oleme jäänud nagu oma tähesüsteemi pidama, et rääkisin teile Kuust, Päikesest, nüüd võtame Veenuse ette. Veenuses on elu 6. dimensioonis. Nad on väga lähedale jõudnud juba 7. dimensioonile tegelikult. Nad on hästi tublisti arenenud. Ja Veenus oli veenuslane oli minu esimene maaväline kokkupuude. Hästi, meil on nii sügav ühendus, et ma ei teagi kohe. Ma olen seda lugu teile põgusalt jaganud, et ta ilmus minule ühes meditatsioonis, kus ma tahtsin teada, kes on minu hingegiid. Meid hakkasid kõik need teemad huvitama. Ja puutusin sellise terminiga kokku nagu hingegiid ja hakkasin seda uurima ja muidugi meditatsiooni kaudu, juhendatud meditatsiooni kaudu tahtsin teada, kes on minu hingegiid. Ja kohtusin siis ühe väga ingelliku meesterahvaga. Siukesed kuldkollased juuksed, valge rüü, väga siukene sirgelt seisis, siukene väga välja peetud meesterahvas, siukese kuldse ja helesinaka auraga. Ja järjest rohkem tegin temaga tutvust. Hakkasin tema kohta ka uurima, et miks ta on, kes ta on, kas tal on ka mingi päritolu, kust kohast need hingegiidid tulevad, üleüldsegi ja nii edasi. Hingegiidide päritolu on väga suur ja lai. Tema, siis ma saingi teada, et ta on maaväline tegelikult ja ta on veenuslane ja ta on minu paralleelne kehastus.
Ehk siis meil on sama hing, sama teadvus, eksisteerime paralleelselt. Sihuke mõtteauk tekkis pähe praegu. Veenuslased. Ma eelmine nädal rääkisin teile AI-st ja ma lihtsalt mõtlesin, et laseks AI-l genereerida temast ka pildi. Et why not? Ja noh, umbes selline ta on. Hästi sõbralik, hästi tark, hästi teadlik. Me nüüd ei suhtle igapäevaselt, aga too periood me olime väga tihedas kontaktis, ta oli minu kõrval peaaegu kogu aeg, ta oli hästi aktiivselt minu kõrval siis, kui ma 2 aastat tagasi tulin nii-öelda sellest nõiakapist välja, hakkasin tarokaartidega ka laiemale ringile nii-öelda taro lugema, tegin oma esimese Instagrami konto, kus ma siis hakkasin jagama seda, mida ma jagan. Ja ta sel hetkel oli minu kõrval hästi aktiivselt ja nagu push'is mind läbi sellest ja aitas mul kaarte tunnetada. Et läbi tema ma õppisin taro lugema. Et selles mõttes ta oli ka väga, väga oluline toetaja mu kõrval, kes mind nendest hirmudest läbi push'is. Tegin Veenuse energiast ka maali eile. Siin all, need on roosid, need põlennid siin. Need on roosid, sest roosid seostuvad väga Veenuse energiaga, püha naiselikkus, püha mehelikkus, armastus, romantika, suhted, kõik see on Veenuse energia. Ja veenuslased väga elavadki sellises nagu romantilises keskkonnas. Neil on kõik ilus, neil on kõik romantiline, neil on kõik on hästi puhas. See jumalik partnerlus on nende jaoks A ja O. Nad on hästi sellised ilu armastavad, puhtust armastavad, hästi kaastundlikud, kõik käib neil läbi armastuse energia. Ja see armastuse energia ei ole selline imala roosamanna, see on see sagedus, see selline sügav ühenduse sagedus, kõik on ühenduses, kõik on hästi telepaatiline. See sügav hingeühendus on nende inimeste vahel. No, kõik on, neil on kõik niisugune ilus. Ja minu veenuslane, tema nimi on Sii. Ma küsisin ka, et kas meie vahel, kui ma sellest paralleelsest kehastusest ei olnud veel nagu päris hästi aru saanud ja minu mõistused asjad nagu ei osanud seda kuidagi loogiliselt võtta, siis ma küsisin tema käest, et miks ma tunnen nii sügavat ühendust sinuga ja mis see on, siis ta ütles, et meil on hinge kokkulepe. Tema jääb sinna poole, mina tulen siia. Hinge kokkulepe ühe hinge vahel, ma ei tea, ta nimetas seda kokkuleppeks, et tema jääb sinna, mina tulen siia ja tema aitab mul läbi tuua neid kosmilisi teemasid, mida ma praegu jagan. Et väga palju infot, mida ma olen jaganud, on tulnud läbi tema ja tänu temale. Sest tema töötab Galaktilise Föderatsiooni laeva peal ja tal on ligipääs andmebaasidele. Ja ta saab mind väga palju aidata nendes asjades. Nii palju, kui ta aidata tohib. Muidugi, siin on omad reeglid ka. Aga veenuslased. Ta näitas mulle nende veenuslaste elu ja olu ka väga, väga lähedalt. Ja miks mu pildil on 2 kuud, on see, et kui ma kaugvaatlusena seal Veenusel olin, siis ma nägin 2 kuud taevas. Ja nende puhul oli see normaalne, et jah, meil ongi 2 kuud.
ja mul on nii hästi see vaatepilt meeles, et ma olin templis, kus oli nii-öelda preestrinnade pühitsus, ma olin sealt sellest osa saamas ja ka sellised suured nagu meil nagu kirikuaknad sellised suured maast, seal oli isegi need maast laeni siukesed väike terav ots ja siis kumerkuju ja siis ma vaatasin selja tagant aknast välja, hästi ilus öö, siukene lillakas, tumelilla, kergelt roosakas, natuke nagu mul siin maali peal selline õine taevas ja siis seal olid need 2 kuud. Ja mul on see vaatepilt nagu mälusse sööbinud, et see hetk oli nagu nii müstiline ja maagiline minu jaoks. Ja veenuslased on sellised, kes naudivad elu. Nad naudivad olemist ja nad ei tee kunagi mitte midagi sellist, mis neile ei sobi. See ei ole selline isekusest või pinnapealsusest, see on sügavast teadlikkusest, mis on nende sageduslik väärtus ja kas nad peavad kõike aktsepteerima ja vastu võtma, eks ole, neil on see küsimus, on ju. Et kui see minuga ei resoneeru, mis põhjusel ma pean seda aktsepteerima ja sellises energias olema. Ja sellepärast neil ongi see nauding nii tugeval kohal, et kui ei paku see rahuldust, naudingut, rahu ja selliseid positiivseid emotsioone, siis miks peaks? Sest see ju rikub vibratsiooni, see rikub sagedust, see toob allapoole. Et nende eesmärk on hoida oma kõrgsageduslikkust. Ja nad teevad, ma ei tea, kas ma mainisin, nad teevad kõike aeglaselt, nad ei kiirusta, neil on nagu see hetkes elamine ja hetke nautimine, nad teevad aeglusega, neil ei ole kiiret kunagi. Nad elavad kogukondades, kus nad aitavad üksteist, kus toimib selline koostöö, kus keegi ei ole eraldatud, kus keegi ei ole isolatsioonis, kõik nad on omavahel ka nagu telepaatiliselt ühenduses. Nad ei käi deitimas, nii nagu meie, kuna teemaks oli see armastus ja romantika, siis ma mõtlesin, et kuidas neil see väljendub või kuidas see on. Nad ütlesid, et nad ei käi deitimas, nad juba sünnist teavad, kes on nende see jumalik partner, sest see hingeühendus neil on nagu olemas ja kuidas nad üksteist üles leiavad, nad ütlesid, et see aktiveerub õigel hetkel. Et nii kuidas allikas, nad ütlevad Jumal tema kohta, mina ütlen algallikas. Nemad ütlesid Jumal, et nii nagu Jumal on ette määranud. Aga kunagi see kohtumine ei ole nii-öelda nagu meie mõistes vanas eas või midagi sellist, et see on nende jaoks siis, kui nad on saavutanud mingisuguse spirituaalse küpsuse ja siis käib see aktivatsioon. Nende partnerite vahel, need partnerid tulevad kokku ja toimub selline energeetiline sümbioos nende vahel, kus nad energeetiliselt justkui saavad üheks. Hästi tähtsal kohal Veenusel on lilled, roosid. Võib-olla sa oled kuulnud sellist fraasi nagu roosiliin. Roosiliin pärineb Maarja Magdalenalt, eks ole, Maarja Magdalena järeltulijad, Jeesu ja Maarja Magdalena järeltulijad, kes kannavad siis nii-öelda seda roosiliini väärtust, seda sagedust, mis õpetab püha seksuaalsust, mis tähendab oma kehaga ühenduses olemist, mis tähendab oma keha väärtustamist ja mis tähendab jumalikkusega ühenduses olemist. Roosiliin õpetab püha naiselikkust ja püha mehelikkust. Ta õpetab inimesele iseennast. Mul on ka siin roosid. Inspireeritud roosiliinist, kuna ma seal selle pühitsuse sain, siis sündis ka tätoveering minu käe peale, preestrinna tätoveering. Aga see selleks.
et minu jaoks Maarja Magdalena seostub Veenuse energiaga. Plejaadide videos ütlesin teile, et Neitsi Maarja seostub mulle plejaadialastega, aga ta seostub mulle ka Veenusega. Et Veenusega seostuvad nii Maarja Magdalena kui Neitsi Maarja, kes jagavad sellist veenuslikku puhtust, õrnust, naiselikkust, mehelikkust, nende vahelist tasakaalu, kaastunnet, õrnust ja seda kõige puhtamal ja siiremal tasandil eksisteerivat armastust. Tingimusteta armastust. Ja roosid nende jaoks on hästi olulisel kohal, sest nende jaoks roosid on elavad organismid. Kui me räägime taimedest, me saame ka aru, eks ole, et taimed on elavad, nad kasvavad, õitsevad, teevad siin õues oma tegusid, on ju, mis nad seal teevad. Aga need roosid seal tõesti on, neil nagu on ka mingisugune oma teadvus, awareness, mingisugune teadlikkus ja teadvus neil on. Ja kui ma energeetiliselt neid roose vaatasin, siis nad on ka omavahel nagu ühenduses energiavõrgustikuga. Et neil omavahel toimub telepaatiline suhtlus ja toimub nii veenuslaste kui rooside vahel telepaatiline suhtlus. Nad ütlesid ka, et roosid on nende jaoks kui portaalid, et ühenduda veelgi kõrgemate sagedustega. Sest roosid on väga kõrge sageduse kandjad. Nad on armastuse energia kandjad. Ja ei ole asjata inimkond ei arva, et roosid on armastuse energia kandjad, sest inimesed ju alateadlikult, isegi kui nad ei tunnista, tajuvad energiaid. Ja roosid on veenuslaste kingitus meile. Ja sellest on saanud ka armastuse sümbol roosidest. Aga seal tõesti nagu absoluutselt igas majapidamises, igal pool on roosid, sest roosid hoiavad puhtust, roosid hoiavad seda kõrgsageduslikkust. Roosid on nagu ka informaatorid, täiesti A ja O on need roosid nende jaoks. Nägin seal 2 lille veel, 2 lillesorti, mis oli nende jaoks hästi olulised, olid liiliad, hästi suured, nagu tõesti õied on siukesed, nagu üks õis on terve nagu. Liiliad sümboliseerivad neile spirituaalset tõusu. Liiliad filtreerivad nende õhku. Mulle öeldi niimoodi, nad filtreerivad meie õhku. Ehk siis nad taastavad sellist puhast energiat neile. Et kuna neil on hästi oluline, et kõik on esteetiline, puhas ja ilus, siis neil on ka oluline see, et see õhk mitte lihtsalt saastest, vaid ka nagu raskest energiast on kogu aeg puhas. Ma panin siia kirja ka. Mul on vist veenuslastest kõige rohkem kirjutatud üldse. Ja puhastab ruume, luues värske õhkkonna, olen siia kirja pannud. Toob värskust ruumi oma sagedusega. Aitab luua samamoodi kontakti kõrgemaga ja aitab hoida teadvuse avardatuna. Ja see 3. lill, mida ma nägin, oli sinine. Ma ei saanud aru, mis asi see on. Aga kui ma hiljem guugeldasin, siis see meenutas kukekannust. Ja nemad nimetasid neid siniseid lilli kaitsjateks, mis aitab tõrjuda halbu mõtteid. Ja samal ajal loob rõõmu ja kergust. Ja samuti nagu roosidki sümboliseerivad need kukekannused nende jaoks puhast armastust. Sest puhtal armastusel on hästi kaitsvad piirid. Mitte isoleerivad ja ülekaitsvad, vaid hästi kindlad piirid on puhtal armastusel, eks ole. Puhas armastus ei ole selline, mis voolab laiali, mis annab üle ja mis laseb endast üle sõita. Tihtipeale tingimusteta armastus aetakse sellega segi, et lubatakse endaga kõike teha.
ja lubatakse endal pakkuda armastust sinna, kus seda ei väärtustata ja kus sellega ei osata midagi teha. Tingimusteta armastusel on väga teadlikud piirid. Ja kui sa ennast tingimusteta armastad ja kui sa teist inimest tingimusteta armastad, siis sa ei sõida nendest piiridest üle, sa ei anna üle, sa ei võta üle. Vot nõnda. Nemad suhtlevad omavahel läbi südame, läbi telepaatia. Nemad tõid ka välja selle, et üksteise mõistmine ei käi neil läbi kolmanda silma, läbi käbinäärme, vaid käib läbi südame. Sest ainult läbi südame on võimalik päriselt näha ja päriselt aru saada, mida sa näed. Kolmas silm on see, mis läheb läbi udu, aga ta ei filtreeri, ta lihtsalt näeb. Süda on see, mis filtreerib. Ja mida tasakaalukam on sinu südame tasand, seda paremini sa oskad vastu võtta seda, mida sa läbi kolmanda silma näed ja see ei tekita sinu närvisüsteemis triggerit, läbipõlemist ega ka kahju. Ma ei ole õnneks viimasel ajal nii palju sotsiaalmeedias kokku puutunud selle kolmanda silma avamise teemaga. Sul ei ole mõtet kolmandat silma avada, kui su süda ei ole avatud, sest sa ei oska muidu vastu võtta seda, mida sa nägema hakkad. Kolmanda silma avamine ei tähenda seda, et sa hakkad nüüd lihtsalt kummitusi nägema. See tähendab seda, et sa hakkad nägema iseenda varje, iseenda kõige koledamaid nurki. Ja kui sa ei oska seda vastu võtta, siis su närvisüsteem kärssab läbi. Ja sellepärast on vaja ennem süda avada, et see oskaks filtreerida ja siis avaneb juba kolmas silm loomulikult. Ja nende, mul tekkis see küsimus, kas kuna nad elavad nagu, tahan öelda kommuunides, aga see kõlab nii koledasti. Kogukondades. Et kas neil on ka mingisugune kogukonna pea või mingisugune reeglistik või kas seal on ka mingi poliitika või mis iganes, siis ma sain sealt sellise vastuse, et kui süda on tasakaalus ja eksisteerib armastuse sagedusel, ei ole reeglid, seaduseid ega muid regulatsioone vaja. Neil on küll külavanemad ja preestrinnad, kes meil aitavad koordineerida elu, aga meil ei ole vaja seadusi, nagu meil maalastel on vaja. Nad südame tasandil lihtsalt teavad, mis on õige. Nad eksisteerivad nii sügavas telepaatias, et seadustel ja reeglitel ei ole mõtet. Seadused ja reeglid on vajalikud siis, kui inimesed on oma südamest eraldunud ja neil on vaja meelde tuletada, et ära tapa teist, ära varasta teiselt, eks ole. Et kui sa eksid südame tasandil, siis sul ei ole vaja sellist meeldetuletust, see on nagu iseenesest mõista, et sa ei lähe teisele liiga tegema. Sest nad on allikaga ehk siis Jumalaga niivõrd ühenduses ja selliselt ei teki moonutusi, mis ennast ja teisi kahjustavad. Nii. Mis ma siis veel siit sain enamus asjad jutustatud. Millised on kehastunud veenuslased maale? Kaastunne on esimene märksõna, mis mul tuleb. Hästi kaastundlikud. Nad on sellised nagu empaatilised, et nad kohe tajuvad ja näevad, kui kellelgi on halvasti, siis neil on kohe nii sügav kaastunne selle inimese vastu, et nad kipuvad ka natukene iseennast ära unustama. Neil on hästi oluline luua siin kehastuses sügavaid suhteid, leida see õige armastus enda ellu, leida see õige hingesugulane, kogeda neid sügavaid hingeühendusi, elada, nad on sellised nagu kogu aeg romantiliselt meelestatud, aga samas on nende hinges selline
nagu kurblik igatsus, et nad ikkagi nagu kuidagi ei saavuta seda õiget ühendust, sest neil on hingemälus see sügav ühendus, mida nad on Veenusel kogenud. Ja siin paraku on jube raske selle ühenduseni jõuda. Aga ma olen täiesti kindel, et mida aeg edasi, seda rohkem me neid ühendusi loome. Nad pigem on sellised muusikud, kunstnikud, neile meeldib midagi luua, midagi ilusat teha. Kõik, mida nad teevad, ongi nagu selline perfektne, sest nende kunstimeel on selline täitsa next level. Et kui nad midagi teevad, siis on alati puhas ja ilus ja läbimõeldud ja niisugune hea vaadata, nii-öelda. Nii nagu kõikidel galaktilistel rassidel, siis see omadus tervendada on ka neil olemas. Ja nemad nagu laulavad, teevad kuidagi läbi muusika seda tervendust, et laulmine ja helide tekitamine on ka nende spetsialiteet. Nad on sellised inimesed, nad ei isoleeri ennast väga, nii nagu võib-olla siiriuslased ja andromeedalased kipuvad tegema. Neile meeldib olla inimeste keskel, sest nad otsivad seda ühendust. Nad otsivad seda kuuluvustunnet, mida nad oma koduplaneedil kogevad. Neile eriti üksinda olla ei meeldi, nad on harjunud olema kogukondades. Ja see kogukonna loomine neil on ka kuidagi selline oluline, et see sõpruskond ja perekond, kus nad elavad ja eksisteerivad, et selles valitseks ühtsus ja sõbralikkus ja rahu ja nad teinekord võivadki olla oma ringkondades nagu sellised, kuidas ma ütlen, need rahutoojad ja need vahemehed ja need lepitajad, kes üritavad kogu aeg nagu seda olukorda tasakaalukana hoida, et inimesed läheks omavahel riidu ja ei tekiks konflikte, sest nad on nagu konflikti energiale hästi tundlikud. Neis konflikt tekitab kohe sellist tugevat ärevust ja hirmu, sest nad ei oska sellega toime tulla eriti hästi. Veenuslased välimuselt on meile väga sarnased. Nad näevad välja nagu inimesed. Need, kes seal Veenuses elavad, Veenusel. Ja sellepärast neil on ka tegelikult lihtne siia kehastuda, sest nad on hästi meie sarnased. Ja nad ei ole dimensionaalselt meist üldse mitte kaugel ja see teeb ka olukorra nende jaoks nagu lihtsamaks. Et mida kaugem dimensioon, seda raskem kehaline kogemus meil tegelikult nendel tähehingedel siin on. Aga veenuslaste tähehingedel on ka omad nagu sellised pahupooled selle keha vastuvõtmisega. Et sellised, neil on nagu närvisüsteemi ja CD-elundkondadega probleemid, kui nad on siia inimestena kehastunud. Sest see sagedus, mis siin meil on nende jaoks intensiivne, nemad on harjunud seal nii armastuses ja ilus ja kerguses ja naudingus ja roosas olema. Aga siin on siuke tihke, närviline, kiirustamine, pidev tõestamine, pidev konkurents ja nii raske on sellest aru saada, see viib närvisüsteemi triggerisse. Ja kui närvisüsteem on triggeris üle erutunud, üle reageerinud, see mõjutab meie seedimist kohe. Ja nad selles mõttes on ka hästi tundlikud, et neil on toitumisega probleemid, toidutalumatused, allergiad. Ja nad, kuigi neile meeldib inimestega olla, siis nad vajavad nagu ka palju tegelikult taastumist. Ja nagu sellist tasakaalu enda ellu, et endaga toime tulla.
Ja tihti on just veenuslaste tähehinged need, kes spirituaalsel maastikul jagavad teile püha naiselikkuse ja püha mehelikkuse teemasid ja jumaliku partnerluse suhte teemasid. Et see on nende jaoks õhk, mida nad hingavad, et see õige partner ja see jumalik armastus ja see on nende jaoks no täiesti A ja O. Mis veel, mida ma veel võiksin veenuslaste kohta öelda? Veenuslasi ei ole meie seas palju, aga siiski üsna arvestatav kogus. Nad oma väärtuselt, energeetiliselt väärtuselt on isegi pisut sarnased plejaadialastele. Aga siiski mitte nagu päris, seal on omad nüansid, omad erinevused selles energias. Ja see välimuslik sarnasus ka, need plejaadialased, kes on inimeste sarnased ja need veenuslased, kellest ma siin räägin, et nad on välimuselt ka hästi sarnased, sellised heledad juuksed, suured helesinised silmad, väga inimese moodi, hästi sümmeetrilised, hästi pehmete joontega, pikad, sihvakad, saledad. Nad on väga rahul sellega, et nad saavad meile nii lähedal olla. Nad jälgivad isegi need, kes ei ole kehastunud siia. Et tegelikult jälgitakse meid väga, kuidas meil siin läheb, kuidas me hakkama saame. Nad väga elavad meile kaasa, nii nagu paljud galaktilised rassid alati saadavad seda sõnumit, et nad elavad meile kaasa. Et meie tõusust sõltub ka nende tõus. Ja see preestrinnade temaatika on ka Veenuselt tulnud. Et kes on preestrinna, kes on oraakel, on see, kes vahendab nähtamatut tasandit nähtavale tasandile. Et veenuslased on siis nii-öelda selle väärtuse meile nagu toonud. Kõik need preestrinnade koolkonnad ja vanas Egiptuses olid. Võib-olla ajalugu sellest ei räägi, aga erinevad preestrinnade koolkonnad, kuhu ka Maarja Magdalena kuulus. Et preestrinnad olid vanadel aegadel väga tähtsatel kohtadel, sest nemad, preestrinnad, väga kujundasid külaelu. See, mida nemad jagasid, see, mida nemad vahendasid, sellest sõltus külaelu, selle järgi elati. Aga religiooni tulekuga see kõik muutus. Vot nõnda. Nii, kas siit tuleb veel mingisugune sõnum läbi? Nad ütlevad, et veenuslasi eriti palju meile juurde siia ei kehastu enam, nad ootavad pigem meid sinna, et meie nii-öelda järgi jõuaksime neile. Et nad näevad, et me oleme liikumas sinna püha meheliku ja püha naiseliku tasakaalu poole. Ja et nad näevad, et nende seemned kannavad vilja, et nende õpetused ja et me oleme need vastu võtmas ja liigume jumaliku ühenduse poole ka omavahel, eks ole, mitte ainult enda sees, vaid ka omavahel. Et nad ei näe enam vajadust nii tugevalt infiltreeruda siia ja nende teemadele aidata. Et meil on ühendused olemas nendega ja vajadusel nad saavad anda meile informatsiooni ja nad ootavad, millal meie oleme arenenud sellele tasemele, et me saame neile külla minna, et nemad ei tule enam meile külla. Väga huvitav. Et nad väga ootavad ja lahkesti võtavad meid vastu.
Nad on väga elevil kuldajastu tulemise eel või tulemise pärast. Nad ütlevad, et isegi ei oska ette kujutada, mida see tähendab. Ja sellepärast nii sügav selline ettevalmistus praegu meiega käibki, mis on meie kehale hästi koormav. Sest on vaja välja puhastada kogu see madala sageduslik jama, sest nende sagedustega me kõrgemale dimensiooni ei saa. Ja need on vaja välja puhastada ja välja puhastamine on väga ebamugav. Aga väga vajalik ja väga ilus protsess, et ärge alahinnake selle väärtust ja selle olulisust. Ärge kartke seda protsessi, sest selle tulemus on alati väga ilus. Nii. Tundub, et võtan siin veenuslaste koha pealt otsad kokku. Kui sa tunned, et need teemad sind kõnetavad, liitu meie tähehingede grupiga, jagan seal igal nädal ka ülevaadet ja sõnumit või siis oma kaugvaatluse kogemust, räägin energiatest, mis iganes parasjagu läbi tulla tahab. Saate omavahel jagada kogemusi, saate omavahel suhelda. Kui sind see grupp kutsub, saada mulle sõnum, saadan sinule lingi vastu, kui sa soovid tulla minu juurde eraseansile, vaadata üle sul näiteks, millised täheühendused sul on, kas keegi tahab sulle koduplaneedilt sõnumit saata või kui sa tunned, et sul on mingisugune segaja. Et tegelen ka selliste asjadega, et vajadusel koos siiga võtame ära paigaldatud manipulatsiooniseadmed. Et sinu ühendused ja sinu kanal veelgi puhtamaks saaksid ja et sa saaksid oma ühendusi süvendada. Võt nõnda. Kui kutsub, anna endast märku. Kui sul on lugusid jagada, siis ma neid ootan. Kui sul on küsimusi, siis samuti neid ootan. Nii et jah, ole tubli järgmise nädalani ja tšau.